Kõige tavalisem viis, kuidas aru saada, kas inimese eest on vaja palvetada tema vabanemise eest, on see, kui ta sinuga vestluses olles siis hakkab käituma kummalisel või veidral viisil. Ja see osutab siis kurja vaimu kohalolekule. Kõige kindlamad ja levinumad sellised ilmingud on näiteks enesesügamine, kus inimene hakkab ennast kratsima, ta tunneb ennast ebamugavalt või siis hakkab nihverdama, väänlema ja tema hääl muutub. Naise hääl näiteks muutub jämedamaks või muutub hääle toon. Nii et neid ilminguid on palju ja samuti on erinevate selliste näoilmingute ehk grimasside tegemine. Nii et sa võid aru saada, kui sa inimesele otsa vaatad, siis sa võid aru saada, et seal inimese sees või tema taga on keegi, kes vaatab sulle otsa ja ta näitab oma vihast nagu grimassi sulle. Piiblis on erinevaid näiteid, kuidas kurjad vaimud lahkuvad. Olgu öeldud veel nii palju, et ühelgi inimesel ei ole endal sellist jõudu või väge ajada välja kurje vaime või teemoneid. Kui sellised asjad üldse juhtuvad, siis ainult kahel juhul. Esiteks, kui inimene töötab Jumala püha vaimu väes, siis kurjad vaimud, teemonid peavad sellele inimesele kuuletuma ja hakkama välja minema. Jeesuse ehk Jeshua nimi ja tema poolt antud autoriteet on see, millele peavad kuuletuma teemonid ja kurjad vaimud. Nad puiklevad küll vastu ja keelduvad välja minemast ja peidavad ennast inimese sees. Aga see ongi võitlus. Ja see võitlus võib aega võtta. Isegi mitmeid tunde võib see aega võtta, kuid lõpuks nad peavad siiski lahkuma ja vabastama inimese keha. On vabanemisi, mis toimuvad kohe silmapilkselt, kuid minu enda praktikas on vabanemisi, mis toimuvad ka järk-järgult, ehk siis töö või siis ka õppimise käigus. Ja teine punkt, kuidas kurjad vaimud ja teemonid lahkuvad inimese kehast, on siis, kui positsioonilt kõrgem teemon annab selle korralduse. Kui inimene läheb näiteks nõia juurde või mingi šamaani juurde, kellele siis see pimeduse vürst ehk saatan on andnud meelevalla või positsiooni, siis kurjad vaimud lahkuvad. Nad lähevad ajutiselt minema, jättes siis inimesele tunde või teadmise, et see nõid või šamaan ajas selle kurja vaimu sinust välja ja järelikult siis järgmine kord võib uuesti selle isiku juurde tagasi pöörduda oma murega või mingi probleemiga. Ühesõnaga, see on pettus. Jätke nüüd meelde üks lihtne tõsiasi. Eranditult kõik nõiad, šamaanid, okultistid, kaartidelt ennustajad, selgelt nägijad, müstikud, kes tegelevad ka maagiaga. Need inimesed on 100% kurjade vaimude ja teemonitega seotud ja saatana enda käsilased siin maa peal. Need inimesed näevad füüsilises ihus välja ilusad. Nad on kenad, lahked ja nad ongi tegelikult head inimesed, kui päris ausalt öeldus. Mina isiklikult mõndasid tunnen ja olen nendega ka rääkinud ja nad päriselt ka. Nende soov on inimesi aidata. Aga see allikas, kus kohast nemad võtavad seda infot, see allikas ei ole puhas allikas, vaid see on sogane allikas. Nemad ütlevad teile, et nad võtavad seda puhtast allikast. Aga jäägu see nende arvamuseks. Nemad muide küsitlevad ka surnute vaime ja räägivad ja suhtlevad surnutega. See on mürgine vesi, mida enamus inimesi ka on nõus millegi pärast tarbima ja on nõus ka maksma selle eest suurt raha, et saada enda külge siis mingisugune niinimetatud vaimne nakkus. Mõelge, kellelt te käite abi küsimas. Jumal on väga selgelt oma sõnas öelnud, et tema, Jumal, Jahve, on elavate, mitte surnute Jumal. Luuka 20:38. Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal, sest kõik elavad temale.
Jesaja 8, lõigust 19. Kui teile öeldakse, küsitlege surnute vaime ja ennustajaid, kes sosistavad ja pomisevad, siis vastake, kas rahvas ei peaks küsitlema oma Jumalat? Kas tuleb elavate pärast küsitleda surnuid? Nii et ma saan täna võib-olla täie selgusega öelda ka seda, et need inimesed, kes ennustavad, mis iganes võtavad infot kuskilt mingisugusest väljast, surnutelt, mida iganes, siis need inimesed on ju hingelt surnud ja nad küsivad surnutelt informatsiooni. Kui need inimesed oleksid hingelt elavad, siis nad küsiksid Jumalalt ehk loojalt informatsiooni. Mõlema näite puhul, mida ma siin esile tõin, on väga kindel võimalus ka see, et kurjad vaimud tulevad tagasi inimese kehasse. Kui inimene ei hakka enda elu muutma ja kui ta ei hakka ennast täitma Jumala sõnaga ja armastusega. Tänapäeval on palju selliseid külmasid või külmi ja leigeid kristlasi, keda on võimalik vaimselt rünnata ja maha tõmmata. Jumala elav sõna hoiab inimesest eemal kurjad vaimud ja teemonid. Need kurjamid üritavad küll tagasi tulla sellesse ihusse, aga nad ei saa, kui inimene on täis püha vaimu ja tõde. Kui inimene ei ole täis püha vaimu ehk Jumala elavat sõna, mis on tõde, siis pressivad need kurjad vaimud ennast mingil hetkel tagasi ja selle inimese vaimne olukord võib minna kordades hullemaks, kui see oli varem. Kurje vaime ja teemonid ei ole mõistlik niisama sportlikust huvist välja ajama hakata, kui inimene ei soovi oma elu anda Jumalale ning ta ei soovi hakata ka koos käima Jumalaga. Kui inimene soovib vabanemist ja muutust, siis 100% elu muutus ja vabanemine tuleb koos Jumalaga käies. Ja see tuleb sinu taevaselt Isalt, Jumal Jahvelt. See on jah ja see on aamen. Kurjadele vaimudele ja teemonitele ei mõju ravimid või siis antidepressandid. Nende tablettide ülesanne on sinu lihakeha ehk ihu maha rahustada ja sellega seoses muutub ka sinu vaim nõrgaks. Kuid kurjal vaimul on täiesti ükskõik sellest tabletist. See ei mõju temale. Vaimud hakkavad taanduma ja võivad muide ka ise lahkuda, kui inimene on andnud ennast 100% Jumalale ja hakanud pühendama ennast Jumalale. Siis hakkab midagi selle inimese elus toimuma. Ja kurjad vaimud hakkavad vaikselt ise välja minema, sellepärast et nad näevad, et selle inimesega pole enam mitte midagi teha. See inimene muutub kasutuks nende jaoks. Ja täpselt samuti see inimene peab hakkama oma elust välja viskama tegevusi ja selliseid valeid mõttemustreid, mis tõmbavad siis ligi neid teemoneid ja kurja vaime. Kui inimene ennast nendest puhastab, siis ka kurjus ja see kurjade vaimude ligiolu eemaldub sellest inimesest. Nii et alati ei pea käsklusega välja ajama neid kurja vaime, vaid Jumal töötab ise vaimus, ta töötab oma sõna läbi ja see sõna mõjub inimesele, kes hakkab seda sõna uurima, sest tõde teeb vabaks, nii on piiblis kirjas. Ja mis on kõige olulisem? Kõige olulisem on ka see, et kõik selline vabanemine on inimeste jaoks tasuta, ilma rahata. Te ei pea maksma absoluutselt mitte midagi oma vabanemise eest. Kui te olete sõltuvuses, seotud vaimselt mingisuguste jamadega, probleemidega, siis tasub üles otsida kristlased, tugevad kristlased või uurida kuskilt, kus saab nende kontakte, võtta nendega ühendust ja nad hakkavad teiega tegelema ja teid juhatama. Ja see on tasuta, see ei ole raha eest. Tänapäeva ühiskonnas on väga paljud sellised vaimsed teraapiad ja igasugused nõustamised ja coachingud ja mis iganes inimesed käivad, maksavad meeletuid summasid nendele niinimetatud saatana käsilastele. Ja nad ei saa ka sealt 100% abi.
aga otsige üles usklikud, otsige, minge kuskile sellisesse kogudusse või kirikusse, mis ongi elav, mis on elav. Neid surnuid kogudusi on täna Eestis ja Tallinnas siin küll ja veel. Ärge sinna ronige, vaid minge elavasse kogudusse, kus on elav Jumala sõna, kus on ka praktilised kogemused ja praktilised sellised tunnistused. Minge otsige need inimesed ülesse, võtke ühendust ja teie elu hakkab muutuma. Neid tunnistusi on väga palju, kuidas inimeste elud muutuvad. Ja kõige olulisem on see, et te peate tahtma seda muutust enda ellu. Kui te lihtsalt lähete niisama luurama või lihtsalt mõtlete, lähen vaatan, mis seal on, võib-olla mõjub, võib-olla ei mõju, siis ei mõjugi. Te peate tahtma muutust, siis asjad ka hakkavad juhtuma teie elus. Apostlite 16. Aga sündis, kui me läksime palvepaika, tuli meile vastu orjatar, kellel oli lausuja vaim. See tõi oma isandale palju kasu ennustamisega. Tema käis Pauluse ja meie kannul ning hüüdis. Need inimesed on kõige kõrgema Jumala sulased, kes kuulutavad teile päästmise teed. Seda tegi ta mitu päeva, aga Paulus ägestus. Ta pöördus ümber ja ütles vaimule, ma käsin sind Jeesuse Kristuse nimel, mine välja temast. Ja vaim läks välja sel samal tunnil. Kui nüüd orjatar isandad nägid, et nende kasulootus on kustunud, haarasid nad Pauluse ja Siilase ning vedasid nad turule ülemate juurde. See kirjakoht näitab väga selgelt seda, et selgelt nägijad, kaartidelt, panijad, igasugused ennustajad, nad teenivad kellegi huve. Nad toovad kellelegi raha sisse. Ehk siis sellele isikule antud juhul, kes teile kaarte paneb või kuidagi selgelt ennustab või mis iganes, kust iganes see infot võtab. Teie maksate temale, tema rikastub teie arvelt. Nii et mõelge, enne kui te kuskile lähete. Alati ei ole uudishimu, ei ole kõige parem lahendus. Ja üks niisugune huvitav lause on ka see, et kui inimesed lähevad uudishimust, ennustajate, kaartide panijate, selgeltnägijate juurde ja lihtsalt tahavad teada, mis mu elu toob, siis olete kuulnud seda lauset, et uudishimu tapab. Ja tegelikult on sellel ka tõepõhi all. Ta vaimselt hakkab teid võib-olla tapma mingil hetkel. Nüüd mõned ilmingud, mida peaks kristlased tähele panema, kui nad inimestega suhtlevad või siis tegelevad. Nagu ma ütlesin, näoilme on üks selline, millega on võimalik aru saada, kas inimese sees on mingisugune kurivaim või teemon. Ja kõige levinum on siis näoilme muutus, kui kurjad vaimud ennast ilmutavad läbi inimese. Näkku tekivad erinevad grimassid, nägu moondub, te ei näe enam enda ees seda inimest, kellega te tulite kokku saama või kellega te algselt rääkisite. Ja silmade järgi saab kohe aru, kes sulle sealt vastu vaatab. Kas see on see inimene, kellega sa kohtusid, või on selle inimese kehas mingisugune teine olend. Öeldakse, et silmad on meie hingepeegel. Silmad täituvad vihast, pilkest, uhkusest. Tekib selline irve näkku. Ja kõik sõltub ka sellest, mis on selle vaimu loomus. Kui kuri vaim on ennast ilmutanud, siis te seisategi vastu kurjuse endaga. Mitte enam selle inimesega, kellega te rääkima tulite. Ja see on hästi oluline mõista. Silmapupill võib suureneda ja läheb selliseks mustaks ringiks. Ma usun, et väga paljud inimesed on viha käigus näiteks seda kogenud, kui kas oma partneriga või kellega iganes te tülitsete, vihastute, siis te näete võib-olla, kuidas inimesel nägu muutub, tema silmavaade muutub ja kindlasti muutuvad ka silmapupillid. Ja ühes eelnevas videos ma ütlesin ka, et kui inimene vihastub näiteks, temas tekibki raev ja sihuke pime viha, siis ühel hetkel võib ta avastada ennast panniga, kui see viha üle läheb. Ja ta lihtsalt märkab, et ta ongi kellegile liiga teinud, keegi lamab kuskil maas, aga see inimene ise ei mäleta, et tema oleks teda löönud või kuidagi tõuganud või mis iganes. Ta lihtsalt kadus pilt ära selle viha käigus ja võt see nüüd on see sama kurjus, kes on inimese üle võtnud ja tegutses, kasutades inimkeha põhimõtteliselt oma agenda teostamiseks.
mõnikord lähevad inimese silmad ka pahupidi, nii et ei näe muud kui silmavalged. Ja see on ka kurja vaimu viis, et vältida teile otsa vaatamist. Tuleb arvestada sellega, et kuri vaim või teemon tahab ka teid rünnata. Minul endal on see kogemus olemas aastast 2019, kui ma olin alles noor usklik. Olin olnud alles 3 aastat usklik, aga praktilisi kogemusi oli mul juba piisavalt. Sellepärast, et ma saan öelda, et minu vaimne õpetaja, kes õpetas mulle sellist vabastusteenistust, oli väga hea õpetaja. Ja siinkohal ma tahan öelda tänusõnad Alik Kapandulale, kes viis mind selle vaimse võitlusega kurssi ja andis väga hea sellise, kuidas ma ütlen siis, põhjavä ja teadmised. Nagu ma ütlesin, siis olin 3 aastat usklik olnud ja sattus minu ette üks naisterahvas, kes oli tegelenud nõidusega, enda teada ta siis tegeles heategemisega inimestele, aga tegelikult oli see puhas nõidus. Ta tegeles kaartide panemisega, erinevate loitsudega, kus olid veri, luud, juuksed. Ja ka tema soovis mulle kallale karata, kui siis mingis situatsioonis ajasin mina temalt kurja vaime välja. Ma võtan selle meelevalla praegu ja sa lähed välja siit. Sa võtad oma pead ja sabad ja sa lähed välja. Sa lähed välja siit. Aga ta põrkas tagasi, sellepärast, et keegi tõmbas ta tagasi. See naine hiljem tunnistas ja ütles, et ma soovisin sulle kallale tulla, aga ma ei saanud. Miski hoidis mind kinni. Ja alati on mõistlik teha selliseid vabanemispalveid vähemalt 2. Kindlasti tuleb ette erandeid, kus kohas sa võib-olla oledki üksi, sellepärast, et ka inimesega rääkides, lihtsalt rääkides, nagu on ka minul jälle praktikas juhtunud, et ma lähen lihtsalt inimesega rääkima, siis hakkavad kurjad vaimud manifesteeruma. Ja ka seal võib asju juhtuda. Aga tegelikkuses sa ju ei ole üksi. Kui sa oled täidetud püha vaimuga, siis kogu aeg on tegelikult ju Jumal sinuga. Püha vaim on sinu sees. Jeesuse vaim on sinu sees. Sa ei ole mitte kunagi üksi. Nii et igale poole, kuhu sina lähed usklikuna, tuleb kaasa sinuga Jumala püha vaim ja Jumala sõna. Nii et mõelge sellele. Üks asi on väänlemine. Markuse 1:26. Ja rüve vaim lahkus temast teda raputades. Siis tõi rüve vaim mehe peale krambihoo, röökis valju häälega ja tuli temast välja. Markuse 5:5. Ja ta karjus ja tagus end kividega. See näide on ka selline ekstreemne näide, kus kui inimene on seestunud ja kui inimene on kurja vaimu meelevallas, siis ta võib hakata soovima ennast vigastada. Ehk siis kuri vaim ei vigasta ennast, vaid see inimene, kes on nüüd võetud selle kurja vaimu meelevalla alla, see kuri vaim tahab sellele inimesele teha viga. Meie maised inimesed, me kohe vaatame, et see inimene on hull, tema tuleks hullumajja panna, et ta hakkab ise endale liiga tegema ja võib-olla isegi tahab enesetappu teha, aga tegelikkuses teda kontrollivad hoopis teised olendid ja tahavadki seda isikut hävitada. Nii et neid olukordasid on samuti palju ja psühhiaatriakliinikud tegelikult on täis selliseid inimesi, kes tegelikult on ka kurjade vaimude meelevalla all. Et kui need vaimud nendest inimestest välja ajada ja inimene võtab vastu Jumala, hakkab käima seda õiget rada, milleks tegelikult Jumal on võib-olla tema loonud, siis kurjadel vaimudel kaob ka meelevald nende inimeste üle ära. Meil paraku aga lukustatakse, pannakse inimesed kinni, antakse neile hunnikus tablette sisse, rahusteid ja kahjuks ei teata neid asju.
et vaimsed jõud tegelikult orjastavad neid inimesi ja üritavad neid inimesi igal juhul hävitada ja tappa. Kui kohal on näiteks surmavaim, siis inimene jäigastub ja eriti võib-olla siis jäsemetest, sõrmedest muutuvad need jäsemed, sõrmed jäigaks. Mõni inimene võib näiteks tagurpidi painutada või maas vähkrema hakata. Need näited võivad tunduda kummalised inimestele, kes pole mitte kunagi näinud inimesi nõiduse selle meelevallaga, mis Jeesus on andnud. Õnneks enamus tõmblemisi ja väänlemisi ei ole nii äärmuslikud. Üles ja sa lähed välja, surmavaim, sa tõused üles ja sa lahkud siit. Sa lähed sinna, kus sa tulid. Kõik, täielik vabadus. Kuidas sa tunned ennast? Mul on palav ja kuum. Palav ja kuum, väga hea. Nüüd järgmine on hääl, mis on selline, mis võib reeta kurja vaimu olemasolu inimese sees. Mõnikord muutub inimese hääletoon. Naine võib hakata rääkima jämedama tooniga, nagu meesterahvas. Samuti võib kõne muutuda selliseks ülbeks ja solvavaks. Inimene võib hakata rääkima mitmuses, kasutades mina asemel meie. Näiteks meie ei lähe kuhugi. Kui hääletoon muutub, siis muutub ka reeglina sõnade sisu. Esimeses videos, mis ma panin, ma tõin näite, kuidas Messengeris üks joobes isik, kellega ma suhtlesin, teda võeti üle kurja vaimu poolt ja tema hääletoon ei olnud enam selle mehe oma, vaid minuga rääkis hoopis keegi teine isik ja see oli kuri vaim. Ta ähvardas, ta ütles, et ta ei lase seda meest lahti. Tere, Indrek. Sa proovid siin Maurit mõjutada või? Mis asja sa teed? Mauri on minu oma. Keegi ei saa talle vastu. Mina võtan ta endale ja keegi ei saa teda takistada. Mitte keegi. Ta on minu oma. Päriselt. Mitte keegi ei saa takistada. Päriselt, see on mina. Mida vakki, mis toimub? Aita mind, Indrek. Helista mulle, mis iganes. Aita mind. Päriselt midagi toimub. See on minu kõne. Päriselt, aita mind. Nii et teil on näited selles mõttes olemas. Vaadake seda esimest videot, kes ei ole näinud, siis te näete, et ka see on tõde. Et selliseid asju reaalses elus ka juhtub. See video oli nüüd niisugune väike lühikene video kõikide nende eelnevate videode kokkuvõtteks, et millised sümptomid võivad tekkida inimesel, kui ta on niinimetatud nakatunud kurja vaimuga või siis kui ta on kurjuse või saatana meelevalda sattunud mingil teatud põhjusel. Ehk siis millised sümptomid võivad inimesel tekkida, kui näiteks usklik või jumalaga lepingus olev kristlane läheb rääkima näiteks nõiaga, šamaaniga, mis iganes, siis sellised manifesteeringud võivad tekkida vastas partneril, kellega siis minnakse rääkima. Nii et olge väga tähelepanelikud kõige suhtes ja hoidke oma silmad lahti. Nii et olge väga õnnistatud ja pöörake oma südamed Jumala poole. Ärge käige pimeduse teel. Ärge andke maad kuradile. Sest kui sa annad kuradile näpu, siis ta võtab sinu käe ja ta võtab järk-järgult terve sinu keha. Ja ta võtab sinu pere 3-4 põlvkonda sinust edasi. Ja mitte kedagi ei saa vägisi ju Jumala juurde kutsuda. Kui te panete tähele, mismoodi see New Age tegelikult inimesi enda juurde meelitab, siis see on väga kaval meelitus. Ongi see, et tulge, proovige mingisuguseid vaimseid praktikaid, alustame näiteks joogast või vabastavast hingamisest. Tulge.
mis iganes tšakrate avamine näiteks on ju, et kui sul elus on raske, siis sul järelikult on seksuaaltšakra kinni või päikesepõimikus on mingisugune error sees. Tulge avame neid tšakraid, raputame lahti kõik asjad on ju, läbi näiteks tantramassaaži. Ja inimene läheb sinna kerge usklikuna. Ta ei oskagi tegelikult oodata seda, et teda tõmmatakse vaikselt sellesse maailma sisse. Ja selle maailma vürst on kurat ja sealt välja saada on juba väga raske. Aga kui inimesega tuleb näiteks rääkima usklik, kristlane, et kuule, näed, Jumal armastab sind, tule, sul on need probleemid. Jumal tahab sind tervendada, Jumal tahab anda sulle tagasi julguse ja eneseväärikuse, mis iganes. Ja siis saadetakse piltlikult öeldes kristlased pika puuga kuskile pimedasse kohta. Öeldakse, et nad on mingid usuhullud ja ma ei tea, vaimust vaesed või mis iganes. Tegelikkuses sa lükkad ära oma taevase isa kutse. Kui isa kutsub sind tagasi koju, oma enda lähedusse, enda ligiollu. Aga kurat on põhimõtteliselt sinu sees, sinu lähedal ja teise õla pealt siit ütleb, tule ära, jäta need kristlased rahule. Nad on usuhullud, ära tee nendega tegemist. Vägisi ei saa mitte kedagi usu juurde tuua. Ja see ei ole ka minu plaan olnud mitte kunagi. Mina ei hakka kellegi järgi jooksma. Kui inimesed on otsustanud valida uuesti selle vana raja, siis see on tema valik. Aga ma olen alati olemas nendele inimestele ja ma arvan, et ka teised kristlased, kes on inimestega tegelenud, on olemas nendele inimestele, kes on mingil hetkel, mingil põhjusel Jumalale selja keeranud. Aga need inimesi oodatakse tagasi. Päris tõsiselt, need inimesi oodatakse tagasi. Ja mitte keegi ei vaata viltu. Mitte keegi ei vaata viltu. Me oleme alati nõus abistama, aitama. Ja nagu piibel ütleb, kandke üksteise koormaid. Nii et valige õige tee. Ja see õige tee viib teid ellu, igavesse ellu. Olge väga õnnistatud ja võib-olla kohtume järgmises videos.